Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Pilk püüab leida sind, ei suuda tabada. Pean oma laulu laulma vaikselt üksinda. Ja tõesti lõppenud on arm, väga karm, sa olnud minuga. Mul tundub, et vaid muinaslood sellel teel me käinud koos. On pilved matnud kuu ja uinud on linn. Ma seisan üksinda, mu juures pole sind. Jah, tõesti lõppenud on arm, väga karm, sa olnud minuga. Mul tundub, et vaid muinaslood sellel teel me käinud koos. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja akna taga on päikeseline kevadilm. Ja kaunist naistepäeva. Absoluutselt. Ülo Vinteri ja Kuno Süvaripa lahkumislaul Taukvari esituses kõlas tervituseks valitsuse sotsiaaldemokraatidele, kellele tähed ennustavad valitsusest väljaviskamist või vähemalt selle üle poliitiringkondades nädala jagu on juba räägitud. Nii et kas tõesti lõppemas on arm parempoolse Reformierakonna ja vasakpoolsete sotside vahel, sest Eesti 200 on nagunii alla latti. Nojah, oma tõe ütles välja nii Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kui ka valitsusjuht Kristen Michal. Sotside tõttu ei tule valitsusest kiireid otsuseid ja need tihti venivad. See oli mõlema nende sõnum. Et esmaspäeval koalitsiooninõukogu koguneb, aga tegelikult mis oli märkimisväärne minu jaoks oli see, et reede õhtul tegid sotside juhatus tegi veel avalduse ja selles avalduses oli ka minu jaoks mitu sellist väga naljakat väidet. Üks väide oli see, et turbulentsel ajal tuleb maailmavaatelised võitlused ajutiselt kõrvale jätta ja keskenduda olulisele. Vasakpoolsed ju alati tahavad võidelda. Ja millistest oma vaadetest on valmis sotsid loobuma ja millistest vaadetest loobumist nad tänastelt valitsuspartneritelt siis ootavad. See on suur küsimus. No see pilt laiemalt on ju... Lisan veel juurde, et üks sots Tanel Kiik ütles Rahvusringhäälingule sellise lause, et sotsid on valmis läbi rääkima, mis ei tähenda, et sotsid oma põhimõtetest ja seisukohtadest loobuvad. Vaata see, ma siia vahele ütlen veel seda, et see meenutas mulle juba väga siis Trumpi ja Zelenski kohtumist, kus teatavasti tehti Zelenskile kõvasti liiga. Ta oli sunnitud longuspäi ära minema, aga pärast seda, kui ta oli töödelnud nii Euroopa riigijuhid kui ka siis ameeriklaste emissarid, ütles ta, et aga kõigest hoolimata olen ma valmis lepinguteks, me oleme veel suuremad sõbrad kui enne ja ma tänan president Trumpi rohkem kui kunagi varem. No ega kõikide ülejooksikuid sellist meelekindlat juttu, nii nagu ka Kiik ju endast kujutab, on üsna koomiline kuulata, kuidas inimene oma
pintsakute vahetades ütleb ka, et mu sisu on vahetunud või võib-olla pole seda sisu üldse siis olnudki, aga pilt on ütleb vahele, et Marek Strandberg on ilmselt kuidagi sotside suhtes eriti maailmavaateliselt kriitiline. Ma ei oska öelda, no see on nagu, kuidas ma ütlen, et kui ma olen ju isegi nagu istudes seal selles parlamendis mõned aastad näinud seda fluktueeruvat ebamäärast nagu mõttemaailma ja no ma ei oska sellesse kuidagi suhtestuda, aga tühja tast, vaatame parem teist pilti. Nimelt ju tiksub kell, tikk-takk, mis on selle otsuse tegemiseks möödapääsmatu, et siis elamisõigusega agressorriigi kodanikud Eestis ei saaks valida ega ka hallipassi inimesed ehk siis kodakondsuseta isikud ei saaks valida. Ja nende jaoks, nii sotside kui ka tänasel hetkel ju Keskerakonna jaoks on see eluline küsimus. Juhul, kui need inimesed valivad, saab Keskerakond valituks, juhul kui sotsid näitavad üles, et nad kõikide nende inimeste eest nui neljaks seisnud on, annab see ka neile lootuse, noh näiteks sellises magusas platsi peal nagu Tallinnas oma hääled kokku saada ja siis nii-öelda jätkata seda, mis siin Tallinnas jätkunud on või asendunud on või ma ei oskagi öelda. Ja kõige parem on ju seda teha lavastuses, kus parempoolsed ja konservatiivsemad või liberaalsemad tüübid ütlevad, minge välja, teil ei ole kohta minu majas. Ja siis nad lähevad ja ütlevad, et näete, me läksime, aga võitlesime teie eest ja torpedeerivad muuhulgas ka siis seda sama valimisseaduse muutmist siis põhiseaduses või muul moel. Ja see on nagu nii läbinähtav. Selles mõttes, et see lavastus on nagu nii läbinähtav, et sellele tuleks pilku püüda ja tuleks veel kord küsida, et mida te üldse tahate, et mis pagana suurtest asjadest te räägite, kui te ütlete, et Eestis võiksid valida kes iganes, kui me teame täpselt, mis juhtub siis, kui valivad kes iganes. Meil on neid näiteid siit ümbreskonnast väga palju. Ja selles mõttes nii-öelda see eestimeelsuse lavastamine meile kogu aeg, oi kui eestimeelsed me tegelikult oleme, aga vaat siis on veel väiksed mingid asjad. Mida see eestimeelsus tähendab nende inimeste jaoks? Mina ei olegi aru saanud, see on nagu siuke sõnakõlks, see on nagu siukene imelik sõnakõlks, et olulistes kohtades, kus tuleb pidada lahing selleks, et tõepoolest riik oleks kontrollitud kodanike poolt, tõmbavad teatud isikud saba jalge vahele ja aga vaadake, väike hääli on vaja. No ja, aga seda sa ütlesid väga õigesti, et ükskõik kus, mis külje pealt sa seda ei analüseeri, siis lõpuks sa jõud ikkagi selleni, et see on häälte küsimus. Ehk et kui me vaatame nagu Tallinnat, Ida-Virumaad, siis kus on palju venelaste hääli, venekeelsete inimeste hääli, mis iganes kodakondsuseta või ilma kodakondsuseta nad on, et need on ju tegelikult see mass, mis siis toidab nii Keskerakonda, kui see on see inimeste hulk, keda üritab siis Keskerakonnalt, mis on nagu nõrgaks jäänud, üritab üle lüüa siis sotsiaaldemokraatlik erakond, et see on nende selline suund olnud hästi pikka aega ja nüüd on, ma arvan, et see küsimus tuleks esitada siis niimoodi, et kui sotsiaaldemokraatide eesmärk, poliitiline eesmärk, loomulikult neil erakonna eesmärk on püsida võimul, kui võimul püsimise tagamiseks on vaja nõrgestada Eesti julgeolekut, ehk et siis pikendada siis halli passi omanike võimalust pääseda siis Eestis kohalike valimiste juurde, et kui see on nende eesmärk, et kuidas see siis tegelikult teenib üldse seda Eesti Vabariigi põhiseadus, kuidas seda teenib seda Eestit, mida me siin kõik oleme nagu üles ehitanud ja mida me siin hoiame. Sest kui ainus eesmärk on siis saada venekeelsete hääled selleks, et püsida siis kuskil koha peal, siis Eesti Vabariigi eesmärkidele see minu meelest kuidagi kaasa ei aita. No ja me ruttame natuke ajas ette, aga tegelikult ja me kindlasti räägime keskpäevatunnis sellest, aga 26. märts on see päev, kui parlament hääletab põhiseaduse kiirloomulise muutmise üle selleks, et siis otsustada, kes saavad kohalikel valimistel valida või kes mitte, see vajab 81 Riigikogu liikme häält ja huvitav on see, et kui nüüd valitsuskoalitsioon praegusel kujul laguneb, siis mismoodi hääletavad sotsid ja kui valitsuskoalitsioon praegusel kujul laguneb, siis ilmselt see
sotside heaks kiidetud kompromiss just nimelt nende hallipassi omanike või mittekodanike hääleõiguse üle tuleb taas väga tõsiselt arutusele ja on täiesti võimalik, et see langeb nagu rivist välja, aga te teete sotsidele natuke selles mõttes liiga. Ikka, me teeme kõigile kogu aeg liiga. Ei, et kui sotside siseminister Läänemets on ju tegelikult Eesti meelsuse näitena ikkagi väga tugevalt võidelnud Moskva patriarhaadi Vene kiriku vastu ja see on üks asi, mida tegelikult tuleb sotsidele plussmärgina ikkagi kirjutada. Mitte keegi varem ei ole nii jõuliselt sellega tegelenud. Ja vaata, see ongi, et kirik kirikuks, eks see on ka oluline. See mõjutab meid tõesti. Aga faktiliselt mõjutab meid kõige lähemalt just nimelt see, millisel moel valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. Ja volikogude valimiste ütlemine, et see ei ole üldse Eesti riigiga seotud, on naiivsus ja selles mõttes kui võrrelda kahte asja lähenevat, ühesõnaga see kuristik, mis kõigepealt tuleb, ei ole seotud mitte kirikuga, vaid kohalike omavalitsuste valimistega. Ja selles mõttes, et näidata ennast siis võitlevana kiriku, Moskva patriarhaadi kiriku rolli vastu Eestis, see on näilisus kontekstis, mis on kujunenud, kus tõepoolest loetud päevad, nädalad on jäänud veel selle hetkeni, kui peaks tegema pöördelise otsuse, kas volikogud valitakse meie vaenulike inimesteta või nendega. Ja see on ju pilt, mis on üsna selgelt ja klaarilt kõigi ees ja ka see on küsimus, mida tuleb sotsidelt küsida, mitte mingit muud asja. Ja kogu see trikitamine, näiteks ka Hartman oma selle veidra mingisuguse toidupanga õiguse küsimusega, et kas inimene peaks ütlema, milliseid allergeene tema annetatav toit sisaldab või mitte. See on ju nali, see on ju nagu mingisugune tülinorimine, täpselt sama asi, mida me nägime Valges Majas, kui mingil hetkel kas siis kokkulepitult või mitte hakkasid president ja asepresident mingit kiusu panema, mingit jura suust välja ajama, see toimub täpselt praegu ja sellise poliitilise tüli kiskumine paistab välja ja see on nagu halb asi. Loomulikult kõik sotsialistid ütlevad, ei, mitte midagi sellist, tegelikult on asjad hoopis teistmoodi ja sealt tekibki nagu selline klubi ja kaklusklubi kaitsmise viis, et ei, meie klubi ei tee midagi valesti. See paistab lihtsalt välja. Te olete avalikult platsi peal ja see on kõik näha. Mareki väide, et sotsiaaldemokraadid on kõik sotsialistid, muidugi ei päde politoloogia õpikute ridasid, aga sotside jaoks on olukord keeruline just nimelt, millele sa viitasid. Lahkuda 7 kuud enne kohalike valimisi valitsusest. Lahkuda paar nädalat enne olulist hääletust. Tekitada tüli valitsuses, nimme ajades mingit kamara jura suust välja, mille peale ju võiks küsida, et kulge, olete te koputada saanud. Loomulikult ei ole nüüd koputada saanud. See on kius, mida aetakse. Aga olla opositsioonis ajal, mil Riigikogu läheb ka suvepuhkusele, on väga kriitiline ja valitsuse kriitikud on Keskerakond, EKRE ja Isamaa näol, eriti Isamaa näol niikuinii olemas. Aga hääled on magusad, ka omavalitsuse volikogu valimistel saadavad hääled on nii magusad. Ma tahan väita, et sotsiaaldemokraatidel nüüd minna opositsiooni on väga keeruline, aga tundub, et nad peavad sellega leppima. No kui me vaatame lihtsalt neid viimaseid reitingu tulemusi, siis me näeme sellest seda, et näeme nii, et Isamaa on endiselt 30% juures, Reformierakond on tulnud alla, pidev allaminek alates detsembrikuust on jõutud siis kuskil 20% pealt 16% toetuse peale, EKRE on tõusnud peaaegu 18%, Keskerakond nii ja naa, kuskil 14% peal, aga sotsid on langenud koos Reformiga, siis kuskil 14% pealt 11% peale ja parempoolsetest siin ei ole mõtet rääkidagi, nad on allpool valimislävendit. Nii et nii sotside kui Reformierakonna reiting langeb sellise ühtlase kõverana.
nii et vesi on ahjus nii ühel kui teisel. Ja kõigi nende parteide juhtpoliitikud kinnitavad, et ei, need pidevad avaliku arvamuse uuringud, mis kajastavad erakondade reitinguid, ei ole üldse tähtsad, need ei näita mitte midagi, nad kõik kinnitavad seda avalikult siin samas stuudios. Ei no mida võib ju öelda, et mis võiks olla ju reaalne asi, on see, et kui Isamaa ütleb, et nemad ei taha Kristen Michali valitsusse mingiks nii-öelda väikseks vennaks minna, mida ma täitsa usun ja ega peaminister on teinud endast kõik, et igasuguste valede ja bluffidega seda kuvandit nagu ka süvendada, siis ega ju Eesti jaoks siis ju kõige loogilisem on see, kui sotside punnimise pärast nii-öelda see sama hääletus Riigikogus läbi kukub, on ainuke võimalus ju teha ülikiiresti erandkorras kiiresti rahvahääletus ja see põhiseaduse muutus nagu välja kuulutada. Ma arvan, et Eesti kodanikest kindlasti hääletab enamuse selle poolt, et meil kohalike omavalitsuste valimistel muulased hääletada ei saaks ja volikogusid valida. Nüüd, kuidas see nii-öelda meie julgeoleku jaoks palju olulisem küsimus kui võib-olla relvade küsimus või sama oluline, kuidas see poliitiliselt välja mängida, kas see võib tähendada seda, et Reformierakond peaks oma liidrirollist loobuma? See on küsimus. See ei ole kuidagi võimalik. Reformierakond ei saa ennast ümber valida oma 38 kohta. 37 saadikut. See ongi, vaata, ega siin on nagu paljusid asju. Ega ka Zelenski on ju vägev mees, aga ometi ta peab tegema mingeid käike selleks, et asjad õnnestuksid. Aga võtame nagu sammuks tagasi, et vaatame seda nagu laia pilti, et millises kontekstis kogu see sisuliselt ikkagi mingisugune väike selline kirbutsirkus nagu toimib. Kogu see, mis meil siin, need asjad, mis meil siin toimuvad, need on üha suuremas ja Eesti jaoks üha eksistentsiaalsemas julgeolekukriisis. Et päev-päevalt need, kes loevad siis nii väljaandeid kui välismeediat või mis iganes, jälgivad seda, mis maailmas toimub, saavad aru, et asi muutub üha segasemaks, asi muutub üha hapramaks. Et eilses New York Timesis üks tuntud New York Timesi kolumnist David Ignatius siis iseloomustas USA president Trumpi välispoliitikat siis järgmiselt, et Trumpi välispoliitika on nagu džäss, et tal ei ole kindlat vormi, ta toetub improvisatsioonile ja keegi ei tea, kuidas see lõpeb. Et kui me nüüd vaatame seda, kuidas üritatakse siis ka erinevates maailma pealinnades palavikuliselt aru saada, et mis siis on siiski selle Ühendriikide välispoliitika eesmärk, et kuidas omavahel peavad siis kokku mängima nagu hõiked Venemaa kiitmine ja Ukraina kottimine ja muud sellised nagu kummalised asjad ja need toimuvad nii kiiresti ja vahelduvad nii kiiresti, et silmade ees on selline virvarr, et keegi ei saa mitte midagi aru. Meie peame nagu olema pisikeses Eestis, peame jääma endale kindlaks, me peame kuidagi hoidma mingisugusest asjast kinni ja see ainus asi, millest me kinni saame hoida, on meie vankumatu soov püsida siin veel 5000 aastat, aga soovitavalt 10 000 aastat ja kõik meie käigud peavad olema nagu sellest lähtuvad ja see tähendab seda, et me peame toetuma kaitseteemadele, lõpetama jama ajamise energeetika ja rohepöörde teemal, tegelema Eesti Vabariigi julgeoleku, kontsentreerima ennast sellele, kuidas Eesti Vabariik saaks veel edasi püsida ja see on kõige tähtsam ja sellises kontekstis see sotside jauramine nende hallipassimeeste ja naiste siis valimisõiguse üle käib otseselt vastu Eesti Vabariigi julgeoleku ja ellujäämispoliitikale. See on täiesti vastupidine. See on õõnestav tegevus. Ja selles mõttes, kui otsustatakse nad välja visata, siis ma saan täiesti aru, et tulebki sellisel karmil hetkel, sest aeg on väga hull, tulebki visata kõik need, kes kaikad kodarasse loobivad selle nimel, et hankida hääli, lihtsalt üle parda välja visata. Kui minna sotside koduleheküljele, siis sealt kargab vastu nende peamine loosung, toimetulek on julgeolek. Et jah, mulle meenub ka Reformierakonna aastate tagune loosung, et kõigil tõuseb, kui nad jagasid ka tasuta kondoome turuväravates ja nende loosung tollane on ju täide läinud, keskmine palk on tõusnud, hinnad on tõusnud ja mitte vähe, nii et
lubadused on täidetud. sa, Priit, küsisid endist, et kuidas Trumpi seletada, no väga lihtsalt, et ega seal ju ei olegi midagi muud, et üsna harv on see, kui eluaeg üdini kaupmees olnud inimene valitakse ühe väga suure ja võimsa, sõjaliselt ja rahaliselt võimsa riigi etteotsa, siis selleks, et teda seletada, ei olegi vaja mingeid väga kavalaid reegleid välja mõelda, vaid ta käitubki kui kaupmees. Ja käitudes kaupmehena tekivadki täpselt needsamad džässilikud etteennustamatud viraažid ja lõiked asjadesse sisse, nii nagu džässmuusikute puhul ei tea ka kaupmees seda, kus ta päeva lõpetab või kus ta aasta lõpetab. No jaa, aga uus valitsus, ma ei tea, Kristen Michal on ju peaaegu... uuest valitsusest, me pole siin veel, ei ole veel vanast lahti saanud. No aga peaminister on ju öelnud, et peaaegu otsesõnu, et Eesti 200-ga uus valitsus, miks mitte, 52 poolt häält on neil ju parlamendis olemas. Läti valitsusliit püsib ju juba pikemat aega niimoodi, et neil on parlamendis 51 nappi toetushäält. Eestis on olnud ka vähemusvalitsus ja ma üldse väga imestan, et mispärast meil kardetakse seda vähemusvalitsust nii hullult, kui elu näitab seda, et enamusvalitsus selline, nagu ta on siin antud juhul sotsidega sõlmitud, Eesti 200 ütles juba enne valitsuse moodustamist, et meiega saab ja tõepoolest ongi saanud, aga milleks et Eesti 200-l on see ilmselt viimane valitsus. No seda küll, aga vähemusvalitsusega minu meelest peaks saama hakkama, kui sinna lisada siis tehnokraate, kes poliitika vabalt suudavad valitsused ja nagu ma ütlesin, et tuleb lõpetada kogu see energeetika jama ja rohepöörde teemal nagu udu ajamine, tuleb olla konkreetne, lähtuda sellest, mis on võimalik ja mitte teha seda, mis on kuskil pilvedes, keskenduda kaitseteemadele, keskenduda sellele, kuidas hoida Eestit nii, et see oleks tugev. Et nüüd, kui Euroopa Liit on, ma ei tea, kas ta on nüüd otsustanud või otsustamas, siis mitmesuguste eelarvereeglite ja muutmist selleks, et riigid saaksid oma kaitset paremini korraldada, no see kõlab tunduvalt paremini, kui ta tegelikult on, et ega keegi kuskilt ei võta kotist välja 850 miljardit ja pane lauale, see on siiski riikide enda eelarvest tuleb see leida ja ka ei ole seda eelarvereegleid on ju lõppkokkuvõttes mitte muudetud, vaid on lõdvendatud teatud viisil, mis tähendab seda, et võib-olla ühel päeval need kinni tõmmatakse uuesti pingule, siis Euroopas asjad kuidagi lähevad paremini, aga mitte veel piisava suure kiirusega, aga Eesti ei saa oodata. Ja selles mõttes tuleb siin tegutseda kiiresti, et kui sotsid jäävad nagu risti algu, siis tulebki vaadata kuidagi edasi. Minu meelest võiks olla vähemusvalitsus ja tehnokraatide valitsus. Selle juurde käib veel see, et sel nädalal siis ütles erakondade järelevalve komisjon teatas, et siis selline üksus nagu Salk peab erakondadele 100 000 erakonnad peavad sellele poliitilise analüüsi teinud Salgale maksma tagasi 100 000 eurot. Väga hea turustamisplaan. Ühe erakonna kohta kuskil 25 000 eurot. Nüüd, kui vaadata asja peale kainelt, siis praegu ei ole selge, et kas erakonnad maksavad tagasi või lähevad kohtusse. Ma arvan, et ütleme, et terve mõistus ütleb, et 25 000 eurot erakonnale ei ole kindlasti selline raha, mille pärast minna segaseks, kui tegu ei ole Keskerakonnaga, aga nemad saidki nagu väiksema nii-öelda trahvi sealt, et lihtsam oleks tagasi maksta ja see asi ära lõpetada, kui hakata pikalt kohut käima. Et kui tuletame lihtsalt meelde, et siis Salga nimeline üksus tegi poliitilisi prognoose, jagas neid tasuta erakondadele ja mille tulemusena siis, ma ei tea, kas mitte või väidetavalt nende endi väitel, siis erakonnad, eriti Reformierakond ja Eesti 200 said paremaid tulemusi valimistel, kui nad ilma selleta oleksid saanud, aga seda loetakse siis nii-öelda teenuseks ja selle, mille eest tuleb maksta, vastasel korral see on ebaseaduslik annetus ja nüüd me saame näha, mis toimub. Ootame uusi otsuseid, sest erakondade rahastamise järelevalve komisjon on meeldivalt aktiivne ja lubab, et võtavad järgmise teemana ette Isamaa ja selle seotuse MTÜ-ga Ühiskonnauuringute Instituut, kellel mõlemal on üks suur sponsor, Parvel Pruunsild, ja uurivad, kas see on ka keelatud annetus, nii et jõudu sellele komisjonile. Ütleme nii, et raha liigub ühest taskust teise ja siinkohal väike paus.